Tere taas, kallis kuulajaskond. Kuulame meie Narkostuudio saate 3. jagu. Võtaks kohe alguses oma kaassaatejuhtide Marguse ja Jaanekiga. Võtaks ette siis hiljutised päevakajalised uudised, mis meie viimase saate salvestamise ajast alates juhtunud on. Võib-olla üks olulisemaid arenguid päris viimasel ajal on see, et aprilli lõpus võeti Tartus kinni 3 meest, keda kahtlustatakse suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises. Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Steven Ilves rääkis, et jah, 3 meest, 31, 35, 44 eluaastat ja 24. aprillil oli siis nende kõige mahukam operatsioon ja ütleme, päris huvitav jutt on, kus seda nüüd nagu selgitatakse, eks ole, et käitlesid suures koguses rasket narkootilist ainet nitaseeni. Nitaseenid, nagu me teame, on ainegrupp, mitte üks konkreetne aine. Järgmises lõigus, ma loen praegu siin Õhtulehe uudist, mille postitame kindlasti saate tutvustus linkide hulka. Nad ei ütle nitaseeni, või tähendab, nad ütlevad nitaseeni, mitte nitaseene. Jah, nitaseeni. Ilvese sõnul on muret tekitav möödunud aasta lõpus Tartus levima hakanud uus ohtlik narkootikum isotonitaseen ehk rahvakeel nitaseen, millega saab seostada ka vähemalt ühte narkoüledoosi surma ülikoolilinnas. Isotonitaseen Tartus 2024. aasta alguses, nüüd kevadel on vist natukene. Me vist arvame, et see ei ole päris õige info. Pigem nagu mitte, jah, et isotonitaseen kui selline, siis nagu vist esimeses saates sai juba mainitud, siis ei ole teda leitud vist ei sealt süstla nii-öelda süstla, siis kasutatud süstlade nii-öelda uuringutest vist sinna mainitud. Süstlajäägi uuringutes ei ole teda näha olnud tükk aega, ega ole ka reovees näha olnud. Et pigem on need isotonitaseeni analoogid, mis on siis hetkel Hiinas nii-öelda kuumkaup või nii-öelda siis... Kas sa foorumeid jälgides oled märganud, nagu, et mis võiks umbes olla see, mis praegu meieni ulatub? Endesetüül isotonitaseen? Endesetüül isotonitaseen, jah. Oli vist selline, mida viimati oli kõige rohkem. Jah. Ilmus ka seal samas Õhtulehes pikem jutuke nüüd 6. mail, natuke aega hiljem, pealkirjaga Tabletti tahad, Lõuna-Eestis tõstab pead illegaalne äri tugevate valuvaigistitega. Ja see on pikem jutt sellest, kuidas noorsoo hulgas peoringkondades on hakanud läinud moodi oksükodoon. Et selle oksükodoon on siis toimeaine ja selle levinum ravimvorm on siis oksükontiini tabletid, eks. Et nendele on tekkinud suhteliselt suur must turg Tartus ja Lõuna-Eestis, Tartu ümbruses eriti, eks ole. Ja seda tutvustatakse nüüd siin lehes kui mingit uut nähtust, eks ole. Ma ise nagu kommenteerin hästi kiirelt vahel, et minu nii-öelda turuvaatlemise ja nii-öelda siis, mis ma olen nagu siin kuulnud, ütleme inimeste käest, et nõudlus selle aine järgi tekkis siis, kui kadus apteekidest ja esimüügist Kokodamool, mis siis sisaldas kodeiini ja millest oli võimalik siis teatud protsessid eraldada protsetamool ja kodeiin siis nii-öelda ka samamoodi. Ehk siis inimesed, kes tarvitasid kodeiini, neil kadus järsku nii-öelda päevapealt see supply ära ja
muud sinna ja sellest järgmine samm ongi siis kas siis morfiin või oksülinoon. Mitte näiteks tramadol? Ei, et tramadooliga on esiteks juba see asi, et ta ei ole nagu päris tõupuhas opiaat, et tal on see et tal on mingi see SSRI mehhanism, et teda ei tohi võtta üle 400 milligrammi päevas, et kui sa, ütleme, on inimesi, kes võtavad ka 1000 ja 1200, aga selle nagu tagajärg võib olla nagu raske mingisugune, ma ei tea, epilepsia sarnane hoog või insult, midagi taolist, et ta langetab seda siis, inglise keeles öeldes siis seizure threshold, et võib-olla sa oskad eesti keeles parema tõlke öelda, et ja tramadool on siuke ohtlik. Suurendab krambihoo tekkimise tõenäoliselt. Just krambihoog. Ütleme siis loob organismis soodsad tingimused krambihoo tekkimiseks. Just, eraldi kui ta on tarvitud mingi MDMA-d või sarnast asjadega, mis ka seda teevad, siis see kurb tulemus on ruttu. Tänan selle kommentaari eest. Ma ise kommenteerisin seda lugu ka siis, kui ma Facebookis seda jagasin, et öelda, et see illegaalsed valuvaigistite äri tõstab pead on nagu väga ilusti öeldud, eriti nagu pärast seda, kui hiljuti on politseil õnnestunud peatada nitaseenide levit Tartus loodetavasti mõneks ajaks, eks ole. Et see äri tõstis pead seal juba tükk aega varem, nagu sa ütlesid, jah, ajaliselt langeb kokku sellega, kui kodeiin läks retseptipõhiseks, eks ole. Ja meie ühing on selle piirkonna tarvitajaid üritanud hoiatada MTÜ Lunest, eks ole, et need ohud, mis on hiljuti olid nagu, viimastel aastatel on kimbutanud siin Tallinna, Harjumaa, Ida-Virumaa tarvitajaskonda, et need ohud on nüüd Tartusse sisenemas, eks ole, ja sõltuvushäire on loodusnähtus, loodus tühja kohta ei salli. Ühesõnaga, jääme murelikult ootama edasisi arenguid, et keelustatuse tingimustes ei saa need tõenäoliselt edasised arengud olema eriti konstruktiivsed, aga eks saame näha. Korra hüvitaks üht asju hästi, et kui Tartus on siis nii-öelda see oksükodooni või mis iganes epideemia, ütleme valuvaigiste epideemia, siis tegelikult ka ju Pärnus on pikka aega olnud see Sumbutšani epideemia, ehk siis sealne nii-öelda sõtlaste poolt eelistatud opioid on Subutex või Subuxone, mida siis käiakse buprenorfiin kombinatsioonis naloksooniga. Jaa, või siis lihtsalt buprenorfiin Subutexi näol. Seda vist, kas ma saan õigesti aru, et nagu Suboxone on, ehk siis see naloksooni komponendiga asi on nagu, et see on lihtne lekkima nagu inimestelt, kes saavad raha eest või pilootprogrammi raames asendusravi, et neilt lekib edasi. Aga selleks, et saada nagu ilma naloksooni komponendita seda Subutexi, et see on nagu välismaalt sisse smugeldatud ja ei ole üldse meie apteekidest. Prantsusmaalt. Selge. Seda ma arvasin. Ja üsna värske nüüd uudis samast sarjast, et leiti inimesed, kellel oli nitaseene. On Delfi artikkel nüüd, ma vaatan, 8. maist, ehk siis me salvestame täna 9. mail Euroopa päeval. 8. mail ilmus uudis, et politsei tabas Tallinnas 5 rahvusvaheliselt tegutsenud narkokurjategijat, juures on pildid sellisest natuke suhteliselt räämas korterist, kus on laakil igasugused süstlad ja pulbrid ja märtsi alguses pidas Tallinnas politsei kinni 5 inimest, keda kahtlustatakse uimasti veos, suure kogus uimastite valdamises. Ja on 3 meest on vahistatud, üks naine oli seal vist ka, kellel on süüdistus esitatud. Leitud ainekogusest saaks narkojoobe 10 000 inimesed.
Ainuüksi leitud 10 grammist protonitoseenist saaks narkojoobe keskmiselt 35 000 inimest, mis näitab ka kuriteo ohtlikkust, ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liis Vainola. Kuidas me kommenteeriksime seda avaldust? No mina kommenteerin seda niimoodi, et vaadates neid pilte. 11, ma kordan koguseid, kilo kokaiini, 11 kilo amfetamiini, 10 grammi protonitoseeni. Just nii, juures kõige elementaarsem parega grammi kaal, juures hästi palju miniklippkotte, juures insuliinisüstlad, osad neist siis kasutatud, juures 10 grammi protonitoseeni, mis on mis oli täpselt sellises kohas, kus olid ka need süstlad, eks ole, mingis lahtikäivas kotis. Minule jätab see sellise mulje, et pigem on tegu mingisuguses raskes nitaseeni sõltuvuses inimestega, see ei pruugi nii olla, kellele siis pakuti töö otsa, et minge Eestisse, et pange seal püsti nüüd, tähendab, et kaalugu valmis, peitke kogused kuskile metsa all ära, et meie saaks kuskilt kaugelt riigist, ma ei tea, Baltikumist või kus iganes juhtida mingit uut narkokaubama ja kuna neil oli see raske protonitoseeni sõltuvus, mis võib olla ka 500 eurot päevas, siis nad võtsid selle pakkumise vastu, et need pildid, mis Kas sa viitsid korra täpsustada 500 euro eest päevas, kui palju saad sa nitaseene? No see on sinu, mis hinnas sa seda saad, aga see võib olla kuskil näiteks 2 grammi, midagi taolist. Üks inimene tarvitab ära 2 grammi, eks ole? Ütleme, ta teeb 0,5 grammi hommikul, 0,5 grammi kell 12, 0,5 grammi kell 5, 0,5 grammi enne magamaminekut. Okei, ja see on nüüd siis mingisugune umbes 600 inimese doos meie selle õiguskaitsesüsteemi hinnangul. No kas ta mitte ei öelnud, et 10 grammi oli 35 000? Et siis oleks see 2 grammi oleks sealt jagatud 5, et mingi 7000 inimest. 7000, mitte 700. Okei, ma panin ühe suurusjärguga mööda. See lihtsalt kogu need pildid ja asjad, et see ei jätnud üldse rahvusvaheliste professionaalsete narkokurjategijate muljet ja jättis mulje, et tegelikult niiditõmbajad on kuskil kaugel ja need on lihtsalt sõltuvuses inimesed, kellel pakuti seda otsa, et näed, saate toita oma sõltuvust, saate võib-olla elada reisi teha ja nii ta käib. Ma vaatasin, et siin on veel üks huvitav infokild, et kui tavaliselt ringleb tänavatel keskmiselt 20% amfetamiinisisaldusega aine, siis kahtlustatavate valdusest leitud pulbri amfetamiinisisaldus küündis suisa 71%-ni. Vaata, kui sa ühte pilti vaatad, siis seal on see kohviveski purustaja ja seal on kohe näha, et seal on midagi purustatud ja see tunduks et amfetamiin siis mingi pälestainega. Artikkel lõpeb Rait Pikaro, meie tippnarkopolitseinikuga. Meie juht ja õpetaja Rait Pikaro kinnitab, tema sõnul kinnitab kurjategijate korterite, garaažide ja autode läbiotsimisel nähtu seda, et uimasti äri on sõna otseses mõttes räpane. Kui tarvitajad arvavad, et nad saavad diileritelt kontrollitud kvaliteediga ainet, siis nad eksivad rängalt. Uimasteid hoitakse väga räpastes kohtades. Rääkimata sellest, et tegelikult ostja ei tea mida kõike, pesupulbrit, rotimürki, jõupulbrit või midagi sellist võib aine tegelikult sisaldada. See on huvitav retoorika, et see on aina korduv ja korduv retoorika, et uimastid on kohutavalt räpased. Politsei paistab olevat enda ülesandeks võtnud seostada räpasuse, mürkide ja nagu kõige vastuvõetamatu, kõige tülgastavaga nii uimasteid kui nende tarvitajaid. Et selge on see, et reguleerimata kontrollimata uimaste turul tõesti satub ka neid aineid, mida ta siin loetles, eks ole, pluss igasugust muud jama meie supply'sse, meie uimastivarudesse. Aga nagu süüdistada selles
ainult neid, ütleme siis, ebaesteetilistes tingimustes elavaid ja kuidagi funktsioneerivaid vahendajaid ja tootjaid, eks ole, on natuke minu meelest kahepalgeline. Selles mõttes, et kogu selle olukorra on tekitanud siiski ainete keelustatus. Mind hämmastab selle narratiivi juures alati see, et politsei ühest küljest, ühesõnaga, see mõte tegelikult, et ained on ebapuhtad, tegelikult idee poolest mõjub tarvitajatele tõesti nagu korrale kutsuvalt. Selles mõttes, et kui me saame teada, et või kes iganes saab teada, et ained ei ole need, mis nad peaksid olema, siis see on nagu häirekell. Aga minu jaoks on hämmastav see, kuidas politsei saab sellest alati kuidagi vildakalt aru, mida nad peaksid tegema. Et nad on võtnud mingisuguse kummalise, nagu ühesõnaga see, kuidas aineid nimetada mürkideks ja kuidas võtta mingisugune juhtum, kus kunagi keegi leidis natuke rotimürki ja siis jätkata selle narratiiviga nagu lõpmata. 15 aastat vähemalt järjest. See on nagu niivõrd debiilne, et nagu ükski inimene, kes neid asju tarvitab, et tema jaoks mõjub see nagu idiootsus nagu selles mõttes, et nagu sulle räägitakse mingist asjast, mis juba ammu ei vasta enam tõele nagu ja polegi ilmselt korraks kunagi vasta. Fakt on see, et aineid käideldakse, töödeldakse ja pakendatakse tingimustes, mis ei vasta nagu ravimite käitlemise, töötlemise, pakendamise tingimustes, see on selge. Miks me ei saa näiteks, nagu mis tegelikult reaalselt töötaks sellises tingimustes, oleks nagu see, et kui me saaksime aineid testida ja tõesti nagu demonstreerida seda, et seal on, mis reaalselt on need halvad ained, mis seal sees on. Ehk siis see oleks nagu autentne, mõistlik informatsioon, mis tegelikult oleks kahjusid vähendav ja inimesed nagu nähes seda, mis jama sinna sisse segatakse, siis nad nagu pigem mõtlevad, et ma ei taha seda ainet tarvitada. Aga kui jabur on nagu see, kui sa räägid mingisugusest rotimürgist, mida seal nagunii, nagu see üks kord oli seal ilmselt ja tõenäoliselt rohkem kunagi ei ole. Tõenäoliselt, et sinna satub roti sitta on nagu suurem kui et rotimürk. Aga nagu lihtsalt lüüa seda kella nagu, et mingid asjad on pähe õpitud. See on nii kontraproduktiivne. Nendele krimiuudistele tõmbaks võib-olla siinkohal selle vahejoone, eriti mis puudutab just inimesi, kellel on nagu tõsine probleem. Väga paljud sellised vahendajad on tegelikult inimesed, kes on ise tõsisi konksu otsas. Nad selleks, et normaalseteks ühiskonna liikmeteks uuesti saada, nad ei vaja karistamist. Karistamine ei ravi kedagi. Neil on vaja tuge, ravi, mõistmist, mõistvat suhtumist. Ja selleks on meil Eestis tegelikult isegi olemas suhteliselt tasemel, ma ütleksin isegi väga heal tasemel, rehabilitatsioonisüsteem. Meil tuli selline mõte, et prooviks näiteks järgmises või ülejärgmises saates teha pikema sissevaate sellesse, mis asi on võõrutus ja rehabilitatsioon, pikaajaline programm, eks ole, mida täpselt pakub Viljandi haigla, kuidas seal olla on, miks ei ole vaja karta rehabilitatsiooniteenusele pöördumist, kuidas ennast selleks ette valmistada, mida nagu teada enne seda, kui sa sinna lähed, kui sa ei julge seda küsida võib-olla sealt kontakttelefonilt, eks ole, või sealsetelt töötajatelt, et kui te soovite rehabilitatsioonist rohkem teada saada, saatke meile kas meie Telegrami kanalis või siis ka otse, üks on vist Mart Kalvet ja siis meil on Narkojaanik. Jah, et saab saata Telegrami kaudu anonüümselt küsimusi, võite kirjutada ka selle SoundCloudi või YouTube'i kommentaaridesse konkreetseid küsimusi. Ja me proovime neile edaspidi pikemalt vastata, aga juba ette võime öelda, et nii palju me ju teame, et Viljandi haigla teenus on Euroopas heal tasemel ja mina Sütiku tugiisikuna oskan öelda, et inimesed,
kes pöördusid programmi väga tõsiste probleemidega ja kellel oli väga vähe motivatsiooni ja usku sellesse, et nad võivad kunagi muutuda, nii-öelda paraneda, eks ole. Pärast Viljandis käimist ja seal nagu nii-öelda südame ja mõistusega kaasa-töötamist on nad palju paremas seisus tänapäeval ja üks seal töötanud intern ütles minu meelest väga ilusti, et Viljandi haigla rehabilitatsiooniprogramm õpetab selliseid elulisi oskuseid, mida tegelikult peaks õpetama juba, kui mitte põhikoolis, siis vähemalt keskkoolis. Et see ei ole ainult sõltlastele hea toimetulekuoskuste õpetamise programm, vaid midagi sellist võiks olla igal pool ja kõigil. Ma olen hästi korra puutunud, seal on juba see, et sa oled nagu niimoodi teistega koos, teistega arvestamine, eks ole, nii-öelda, kui sa kogu aeg vahastanud, siis kuidas on tööl käia, kui raske on tegelikult raha teenida, aga et see tööharjumus endale sisse saada ja nii edasi ja nii edasi. Et järgmises saates räägime sellest nagu põhjalikumalt, et ka nagu ütleme ravi teemal, psühholoogide teemal, et minu enne sinna minekut oli see, et ma olin käinud võib-olla 10 psühholoogi juures ja kõik nad, ütleme, lugesid mulle õpikust mingit, nende enda ülikooli õpikust mingit tamplauseid ja kui ma sinna kohtasin seda esimest korda nagu vau, et see psühholoog, et temaga ei ole mõtet nagu nalja teha ja sealt ma sain nagu esimest korda reaalselt abi. No rõõm on kuulda, et meil on Eestis kuhu siiski pöörduda täiskasvanud inimesel vähemalt, kui inimene teadvustab, et nüüd tuleks aeg maha võtta ja see asi kontrolli alla saada. See kindlasti nõuab aega. Nagu me teame, kõigepealt on 6 aega võõrutust ja siis on sõltuvalt asjaoludest 4 kuni seal ütleme 12 kuud koha peal. Põhiprogramm on 4 kuni 5 kuud ja täisprogramm on siis kuni 11-12. Oleneb, kui kiiresti seda teavet omandad, seal on eksamid ja kõik muu selline, aga eks järgmises episoodis saame seda nagu põhjalikumalt lahata. Natuke kurb uudis sellelt rindelt, sõltuvusravi rindelt siis, on see, et rahapuudusel suletakse Eesti ainus noorte vabatahtliku sõltuvusravikeskus. Ja sellest on ERR-i portaalis pikem artikkel, et 1. juulil see Torujõe noortekodu suletakse Kohtla-Järvel. Põhjuseks rahapuudus ja seegi, et oodatust vähem peresid on nõus vabatahtlikult laste sõltuvusprobleemidega süvitsi tegelema. Eelarvekärbete valguses on see võib-olla isegi mõistlik otsus, sest see teenus ei olnud nagu jalgu alla saanud, sest sinna tõesti ei pöördunud piisavalt palju, ma saan aru, patsiente, et see oleks ennast rahaliselt õigustanud. Aga fakt on, et meil nagu noortele on vähe teenuseid, mis neile sobiksid. Aljona Kurbatovat Tervise Arengu Instituudi sõltuvuste ja nakkushaiguste osakonna vist oli, juhataja kommenteerib siin, et tema arvates oleks riigi rahalise seisu paranemisel mõttekas siiski teenuse spektri laiendamiseks vabatahtliku sõltuvusravi teenuse pakkumine taastada. Tore oleks kindlasti, seda oleks vaja. Vabatahtlik ravi on selles mõttes alati tõhusam kui sunniviisiline. Aga meil noored jõuavad praegu sõltuvusravini pigem sunniviisiliselt. Et nad ei pöördu ise, nende perekonnad pole selleks valmis, et neid sinna suunata. Ja räägin kohe rahalisest aspektist ka, et näiteks kunagi oli Visme reeglal, mis on siis vabatahtlik ravi, kui sa lähed ise, eks ole, et oli visiiditase oli 5 eurot, siis riik arvas, et pärast tark nii-öelda haigekassa tugi ära võtta ja nüüd on juba ühekordne visiit on 60 ja iga järgnev on 40, et see on nagu juba päris arvestatav summa, kui sa käid seal näiteks iga nädal psühhiaatri vastuvõtt. Selle teema lõpetuseks ütleks, et sõltuvusega hädas olevatele noortele ei ole abi päris kätte saamatu siiski, et meil on mitu laste vaimse tervise keskust suuremates linnades.
kuhu saab ka edaspidi pöörduda, samuti saab lastekaitsesüsteemi kaudu abi otsida. Aga jah, see nõuab julgust ja pöördumist. Üks kiire vahelepõige veel krimiuudistesse päris aprilli lõpus, 30. aprillil lugesime Delfi krimiuudist, et Kuusalu kandis viisid 3 meest ohvri metsa ja peksid vaese omaks. Siin on suhteliselt lühike jupp sellest, et autoga viidi keegi metsa, tankla teenindaja kutsus kannatanu palvel kiirabi ja politsei. Ta oli läbi pekstud ja talt asjad ära võetud ja ta metsa jäetud, 24-aastane noormees. Ja Delfile teadaolevalt olid ründajad tema jaoks võõrad. Sina, Jaanek, arvasid, et see on, et siin võib tegu olla enamaga kui pealt paistab, et see ei ole juhuslik vägivalla juhtum. Ma arvan, et siin on üks 2 faktorist, et üks on, et kas siis läbipestud noormees tegeles millegi illegaalsega, oli jäänud võlgu, ei olnud oma lubadusi täitnud, siis pikema perioodi jooksul ja siis otsustati mingi õppetund anda sellepärast, et mingit süüdistust ta ei esitanud, ta ütles oma õinde, et ta ei tulnud ja et ta ei soovi ka süüdistust esitada, et isegi kuskilt, ma ei tea, kaamerat, et selle auto numbrimärk on iganes välja tuleks, et tema mingit pretensiooni ei ole, et see viitab nagu klassikaliselt sellele, et tal endal on mingi seos siis millegi illegaalsega. Teine on siis see, et on kuulda olnud mingeid polisemisi sellel sugudan, et nendes samastes telegraami gruppides siis mingid inimesed on mõtnud endale sihiks siis tühjendada neid müüjaid, et näiteks nad vaatavad, et keegi seal müüb võib-olla kokaiini või et tahab osta kokaiini, paar grammis on juba võib-olla 400 eurot, eks ole, ja 450 eurot või isegi 3 grammi puhul. Ja siis ongi see, et ütleme, inimestub autosse, auto oksad läheb lukku, auto hakkab sõitma, sõidab siit natuke eemale, et see on liiga avalik koht, ja siis järsku sõidab auto veelgi enam eemale ja siis öeldakse, et põhimõtteliselt anna muu pleks siia ja lähed siin kohe maha või siis sõidan veel edasi, et oled, kui palju sa nagu vastu putkid ja teine variant on see, et kui nähakse midagi, et keegi müüb midagi, mis on nagu väärtuslik, siis ongi see, et saadaks inimesed kokku umbes, et vaadatakse kaup üle, et näitamine see on, kas see on kvaliteetne ja siis on umbes selline jutt, et okei, et kuule näita kaup siis on ja siis see jutt ütleb, et ma just tantsin sinu kätte ja siis teine umbes, et kuule sa ei ole midagi andnud, et millest sa räägid vaata, et siuke nagu lolli mängimine veidi. Et aga sellised situatsioonid, et nad võivad nagu väga kergelt areneda vägivaldseks, et ja just selline Kuusalu tulem, et see on sealt nagu kelle tulema, kui need röövijad või sellised petted on siis nagu vähe võib-olla kuulmena verega või ma ei tea, tahavadki võib-olla näidata mingit pointi kätte, et nad on nii-öelda kõvad mehed ja territooriumi kaardistada. Ja midagi sellist, et tegelikult on ju see, et isegi nagu võlgadega, et kedagi pekstas sa kunagi oma võlga pääsi ei saa, et sellepärast, et sa kellegi läbi peksad, et see ei tähenda, et sa saad võlatavasi, see tähendab, et sa saad mingisugust kriminaalasi endale kaela. Et see ei ole kunagi ka tarturu ja see nagu pigem näitab madala vabalisust. Aga selline nii-öelda gang violence, kuritegevusega otseselt seonduv nagu vägivald, narkokuritegevusega seonduv vägivald, paistab nagu hiilivat siin Eestis kuidagi peavoolu, et selliseid uudiseid ikka tuleb. Ja ütleme selle valguses, et ka lapsi on hakatud kaasama
et siin meil on täitsa oma County Lines nagu välja kujunemas. County Lines on Ühendkuningriigi teema, kus siis kasutatakse noorukeid, kes on kuidagi nii-öelda orgi otsa võetud, eks ole, et sa oled meile võlgu, sa pead nüüd viima uimasteid paigast teise. Noh, selle eeldusega, et kuna nad on alaealised, isegi kui nad peaksid vahele jääma, siis nagu karistused on leebemad. Et selline kuritegelikud võrgustikud on küünilised. Raha ei haise. See on nagu klassikaline umbes, et neil antakse sõjavõtt, et mingi juhu sõjavõtt ära vaata, et viisi sõjavõtti punktist A punkti B ja need samad inimesed, kes selle ülesande siis nagu annavad, kuskil tead seda trajektoor, kus noor liigub ja kuskil kangi all võtavad selle sõjavõtti tal käest ära, see tegelikult sõjavõttis midagi sees ei ole, võib-olla mingi kortsus ajalehed aga siis on see, et kuuled, et sa vaatasid 10 000 eurost materjali ära, et nüüd otsa meile võlgu ja UK-s sellistes toonides see umbes käib. Jaa, olgem ettevaatlikud ja lapsevanemad, rääkige oma lastega selle asemel, et neid peedistada. Tänane uudis, 9. mai uudis Delfi ärilehes. Huvitav perspektiiv. Tanel Saarman on usutlenud Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku juhti doktor Andres Lehtmetsa ja just selle nurga alt, pealkiri on hea, kontorites kasutatakse üha rohkem uimasteid, paratamatu suundumus, mis lastab töövõimet. Ja, teadupärast Jaapan, kus nagu metamfetamiin on kontoriroti hommiku ja õhtusöök on majandusega tuksis ja ükski inimene tööle ei. Kas ta on ka Jaapanis? Ma tean, et Indoneesias ja seal Taimaal on kõva, aga kas ka Jaapanis? Jaa, Üpsilonis ilmus sellest suisa 2 pikka lugu Jaapani uimaste poliitikast, et miks Jaapan on ainuke riik maailmas, kus tarvitatakse stimulante rohkem kui kanepit. Okei. Seal on just see, et on töökultus ja saab retseptiga kätte. See on palju tegurit, see on huvitav teema. Lisame kindlasti, kui meeles on artiklite lingid videokirjeldusse või podcasti kirjeldusse, aga kui ei lisa, siis guugeldage Jaapani uimaste poliitika Üpsilon.ee ja peaks välja tulema. Aga ma räägin natuke sellest artiklist, et see ärilehes ilmus on märgiline, eks ole. Ütleme siis, et ettevõtjad on huvitatud sellest, mida tähendab see, et nende alluvad tarvitavad uimasteid. Reoveeuuringud näitavad, et on kanepi ja kokaiini tarvitamine kasvanud. Küsitakse siis doktor Lehtmetsalt, et mida see nagu näitab, et kas arstile avaneb samasugune pilt. Ta otseselt ei vasta sellele, kas arstile avaneb samasugune pilt, aga lisab, et retseptravimite kuritarvitamine on ka väga populaarne. Kohati on tal siin väga progressiivsed vaated, ta räägib sellest, et kunagi peeti uimaste tarvitamist ebamoraalseks ja liigkasutajaid, nagu tore sõna, isoleeriti ja tuletab meelde keeluseaduseid USA-s ja Soomes, Eestis oli ka keeluseadus, siin alkoholi keeluseadus, eks. Ja mainib, et 60-ndatel, 70-ndatel võtsid USA seadusetegijad mitme tänapäeval tuntud uimasti alates kanepist ja LSD-st suhtes väga jäiga seisukoha ja see, et kanep pandi, see on nüüd lause, ma nüüd loen selle ette, see, et kanep pandi keerulisemate opioididega nagu amfetamiin ühte patta, oli poliitiline otsus. Ma väga loodan, et doktor Lehtmets ei ole lausvõhik ja teab väga hästi, et kanep ei ole opioid ja amfetamiin ka ei ole opioid. Aga et siin on ilmselt ajakirjanik natuke puterdunud või midagi
nässu keeranud, aga siin ta toob Kanada näite, et seal saadi aru, et kogu ühiskonda ei saa kontrollida, piirangud muutusid leebemaks ja mainib, et mõned suur osa USA osariike, Kanada ja Euroopas, ka Saksamaa on kanepi meelelahutusliku kasutuse täielikult legaliseerinud, no ei ole täielikult legaliseerinud, väga rangelt reguleerinud. Aga me saame aru, mida ta öelda tahab, et on ka muid viise, aga samas ta rõhutab, et Eestis ei saa enda tarvitamist sellega nagu õigustada, et USAs legaalne on, sest Eestis ei ole. Ta kommenteerib seda, et mingis mõttes, küsimus on selle kohta, et kas uimastid on alkoholi välja vahetanud ja ta leiab, et see on nagu pigem siin nagu et selles mängivad rolli tootjate nagu mingisugused turundusvõtted ja tööstuslik lähenemine ja tehniliselt võttes saab kontrollida kõiki tarvitajaid, aga kas keegi tahab selles ühiskonnas ka elada hiljem või nagu samal ajal on nagu omaette küsimus. Ta tõstab siin esile seda, et kui 90-ndatel oli kokaiin ainult nii-öelda edukate ärimeeste sage kaaslane, siis nüüd on ta temast on saanud tarbenarkootikum keskmisele kasutajale. Sellest me rääkisime esimeses jaos ja ka härra Lehtmets paistab sellega nõus olevat. Siis ta mainib midagi selle kohta, et praegu liikvel oleva kanepi juures on kõige jubedam see, et selles on psühhotroopse aine THC sisaldus aetud sordiaretusega nii kõrgeks, et see on ajule väga kahjulik. Ja et see kunagine kanep, mida näiteks 60-ndatel kasutati, oli midagi muud. No tõsi ta on, et oli midagi muud. Aga ta oli lihtsalt madalam. Madalama THC sisaldusega kindlasti, aga kontsentraadid on alati olemas olnud, et ka nendest 60-ndate sellest kraamist tehti päris korralikku kõrgekvaliteedilist hašišit, see nõudis natuke töötlemist lihtsalt, aga see on kogu aeg turul olemas olnud. Et mina leian, et sellest muinaskanepist ohtlikumaks võib nüüdisaegse kanepi teha mitte niivõrd just see kõrge kannabinoidide sisaldus, vaid see, et eriti psühhotroopne kannabinoid THC ja siis seda psühhotroopsust kompenseeriv nagu mitte psühhotroopne kannabinoid CBD, et nende vahekord ja muude nii-öelda teisejärguliste kannabinoidide vahekord võrreldes THC-ga on madal. Et see on see, mida tuleks reguleerida esmajärjekorras, eks ole. Et puhast THC-d ei taha eriti keegi. See on mingisugused nagu spordikorras aretajad on saavutanud kusagil 30% kanti THC sisalduse, eks ole, selles taimes õisikus. Aga see tähendab, et nagu kolmandik õisikust on toimeaine, eks ole. Sinna peab midagi muud ka jääma. Kolmandik on natuke ebarealistlik. No jah, see ongi, need on äärmused. Veerand heal juhul. Ja minu meelest kas 28-29% on 2 päris kõrge juba. Ja, ma räägin siin nagu täielikest ekstreemsustest, et on saavutatud kusagile 30% kanti THC sisaldus mingite mõõtmistega, mis võib-olla ei ole kõige ametlikumad, aga ütleme, sealt rohkem looduslikus taimes olla ei saa. Aga see tähendab seda, et sa pead olema aretanud selle taime selliseks, et see kõikide teiste kannabinoidide protsent on olematu või nii mikroskoopiline, et sa nagu rõhud ainult THC peale. Ja sest CBD seal puudub. CBD puudub, aga puuduvad ka kõik muud, tähendab ka terpeenide osakaal on väiksem, kõikide sekundaarsete, tertsiaarsete kannabinoidide osakaal on väiksem, et kõik on THC peal ja olen kuulnud inimeste kommentaare, kes on seda proovinud, seda sorti õit, eks ole, või siis ka lihtsalt puhast ekstraktitud THC tarvitanud, et see ei ole eriti lõbus. Samamoodi nagu marinol ehk siis sünteetiline THC, mis on ravimina USA-s käibel, eks ole.
glaukoomi ja mõnede asjade vastu, et see ei ole, selle nii-öelda kaif ei ole meeldiv, et ainuüksi THC ei ole meeldiv aine, et see, mis teeb kanepi nagu populaarseks, miks inimestele meeldib seda tarvitada, on see siis nende ainete ühine koosmõju, selline sünergiline toime, eks ole, kus siis nagu iga aine eraldi võttes ei mõju nii hästi, kui nad kõik kokku. Me rääkisime doktor Lehtmetsast ja sellest, et tal on pikaajaline kogemus uimasti sõltuvusravi valdkonnas, aga paistab, et puudub teatud selline võib-olla kokkupuude nende tänava realiteetidega. Üldiselt on see artikkel, mulle meeldib, et ta on suhteliselt progressiivne, tema suhtumine on mõistlik. Kui me peaksime legaliseerima, siis me peame arvestama sellega, et väga paljud tööandjad hakkavad oma alluvaid kontrollima. Et on palju selliseid ameteid, kus tööandja ei soovi, et tema alluv üldse mingisuguseid aineid tarvitaks, eks ole, mis tähendab seda, et kui Eestis peaks kanepiturgu hakatama reguleerima, siis peavad tööandjad hakkama kõiki oma töötajaid, kes on eriti vastutavatel töökohtadel, näiteks panganduses, hakkama uimasti testima. See meil nagu nii toimub juba. See on üks asi, et esiteks see juba toimub, eks. Teine, et mõte sellest, minu kommentaar siin kohal oleks see, et mõte sellest, et panganduses töötavad inimesed võiksid uimasteid mitte tarvitada, on mingis mõttes ilgelt nunnu. Kommenteerima kogemust, et olen ka sellist asjast nagu nii-öelda osa saanud, et töötasin siis ühes ettevõttes ja oli ka siis siuke spontaanne narkotest siis kõigile nii-öelda üksuse töötajatele ja see oli siis selline, et ettevõttel oli nii-öelda leping mingisuguse ala konfiida või ei olnud konfiida, aga taali sellised nii-öelda ettevõttele ja siis saadeti sinna, ma läksin sinna, mulle anti pulka, et nüüd sinna vetsi ja kui sa pulki, et kui sa on mingi lõpukam inimene, siis ta saab valada mingi puhtu kusa sinna ümber, et see tähendab seda, et sa pead hakkama puhast kust varuma ja säilitama külmkapi. No sisuliselt, et kui sa ei ole toovutanud, siis sa lõdeks selle mingisse põlerisse ja seda kinnikused. Aga sa pead ka teadma, et seda sult tahetakse, nagu sul peab olema see kaasas, nagu kui sa sinna lähed. Minu puhul oli see niimoodi, et ma olin nagu puhas õnneks, aga mul on midagi karta, aga ma ei pidanud sinna minema kohe, et ma võisin sinna minna järgmine päev, et see ei ole ettevõtet puhul päris nii, et kuuled, et nüüd sa oled 1 tund aega ja kuradi nii saan. Sulle öeldi ette ära, et me ootame sult kuseproovi? Et tuldi lihtsalt niimoodi, et homme kolm ja sinna ja homme sul tööpäeva ei ole ja käi lihtsalt ära. Hea teada. Minu kommentaar oli selline, ma kirjutasin Facebookis ka, keegi jagas seda artiklit sinna alla, kirjutasin, et mõte sellest, et panganduses töötavad inimesed võiksid uimasteid mitte tarvitada, on väga nunnu, aga sellel on reaalsusega väga vähe pistmist. Makroökonoomikud on minu teada näidanud juba üsna veenvalt, et panganduskrahhide ja kokaiini liigtarvitamise vahel on seos. Kokaiini mõju all langetatakse selliseid uljaid otsuseid, eks ole. Ja see ei ole alati mõistlik, et selles mõttes oleks võib-olla isegi kasulik, kui näiteks pankureid huvitaks rohkem kanep, sest erinevalt kokaiinist teeb see inimese pigem ettevaatlikuks ja kahtlustavaks, mitte hulljulgeks ja tormakaks. Aga see oli huumoriga öeldud, ma ei mõtle seda väga tõsiselt. Siis mainiti seal ka veel, et kanepi jäägid jäävad organismi mitmeks päevaks või isegi nädalaks, eks ole, et pärast tarvitamist jutt sellest
see jutt on töövõime kontekstis minu meelest mõneti eksitav. Jah, me kõik teame, et tehakse kanepi peamise toimeaine tetrahüdrokannabinooli happeline vorm, mis ei ole psühhoaktiivne, ta on bioloogiliselt inertne, neutraalne. See THC koh, et see tõesti, jah, see ladestub rasvkoesse, kuna erinevalt paljude muude narkootikumide ainevahetusjääkidest on organismil sellega midagi peale hakata ja selle varumine on selles mõttes organismi jaoks mõistlik. Aga see neutraalne vorm ei mõjuta mitte kuidagi tarvitaja tuju või taju pärast kanepi akuutsete mõjude möödumist. Nende ainevahetusjääkide või metaboliitide mõõtmine ei anna mitte mingit muud teadmist, kui et inimene on kunagi mitte väga ammu tõenäoliselt kanepit tarvitanud. Kindlasti on selliseid töökohti, millel töötamise peaks mis tahes psühhotroopsete või narkootiliste ainete ja võib-olla isegi ravimite tarvitamine peaks välistama. Aga elanikkonna enamuse jaoks ei peaks reguleeritud turutingimustes mitte midagi muutma. Inimeste põites nuhkimise peamine eesmärk on tarvitajate kiusamine, mitte üldsuse turvalisuse tagamine. Ja minu jaoks ei kõla ka kuidagi loogiliselt, et reguleerimise tingimustes hakkaksid tööandjad töötajate tarbimisharjumuste järgi rohkem nuhkima kui keelustatuse tingimustes, sest riskid on ju olemas ka praegu ja kuna me ei saa kunagi, kuna ta on aind on keelustatud, siis me ei saa kunagi 100% kindlad olla, mida me tarvitame. Need riskid on praegu oluliselt suuremad kui reguleeritud turutingimustes. Miks ei võiks tööandjad juba praegu nuhkida meie väljaheidetes? No nad ju teatud juhtudel seda teevad nagunii. Ja me teame, ja päris palju on rahvusvahelisi kontserne, mille kui sa tahad Eestis juhtivale töökohale saada selle kontserni esinduses, siis pead läbima kuusetesti. Minu mõttes võib ka olla ka näiteks alustasin võib-olla lausetavasti pikalt läbi mõtlevat, aga näiteks lisaks sellele Eestile on ka näiteks kapo nii-öelda backgroundidest, et küsiti, kui saadetakse üle sinu pangaülekanne, vaadatakse üle sinu, ma ei tea, mingid eluharjumused, küsitakse 100 küsimust ja siis lõpuks sa saad teada, et kas sa üldse oled pädev või sellele töökohale või nad liivad edasi, lisaks siis sellele narkoanalüüsile. Ja minu meelest kaitse ühesõnaga jah, nendes erinevates kuidas neid ametkondasid peaks tundlikud riiklikud tundlikud ametkonnad, jah, et minu meelest tehakse seda Eestis ka, aga mul tuleb siit nagu paralleelina USA-st nagu üks lahe nüanss meelde, et minu meelest FBI-l oli see probleem, et nad ei saanud hästi mingi hetk enam, kuna neil on hästi kriitiliselt tugev. Väga tihe sõel, jah, et siis neil mingi hetk muutus problemaatiliseks see, et nad ei saa praktiliselt kedagi tööle võtta, kuna kõik teevad positiivse kanepi testi. Kui ma ei eksi, siis see oli IT-valdkonna inimesed. Ja. Et nad ei saanud endale valge mütsiga häkkerid ei ole saadaval, kui neil ei lubata vabal ajal kanepit tarvitada. See ütleks veel selle teema lõpetuseks, et mis mul on nagu välismaistest väljaannetest foorumidest, kus ülemisest silma jäänud, siis USAs tegelikult see keeluteema, et ütleme töökohtadel on siis narkotestid, sa suutsutada kanepit teha, sa, ma ei tea, tarvitada varu õigisteid, mille iganes kui teeb seda selle vastustundlikult, ta on sunnitud tarvitama spice'i, ehk siis mingid analoog, ütleme seal mingi üks nimedega, kus on 3 tähte ja siis 3 numbrit on ja nii edasi on. Šminaka, Fubinaka ja mille iganes on ja opiaati asemel siis midasi on, sest et testides see lihtsalt ei tule välja. No, mingi hetk võetakse ka need testid kasutusele ja siis tuleb jälle mingeid muid aineid tarvitada. Täpselt nii. Ja meil ei ole kunagi teada, mis on nende ainete pikaajalise tarvitamise tagajärjed.
jah, võib nentida, et rahvusvaheline keelusüsteem on üha ohtlikumate uute ainete väljatöötamist soodustav globaalne taust. Ja võib-olla hakkaks saate lõpule lähenedes räägiski sellest, et meil on võimalus neid asju tasapisi muuta. Ainuüksi see fakt, et me seda saadet teeme ja julgeme teha, on aastakümnete pikkuse kahjude vähendamise ja uimaste regulatsiooni edendamise nagu töö tulemus. Ja meid ei ole juba vangistatud. Ja meid ei ole veel kinni pandud. Meie aeg täna stuudios hakkab otsa lõppema. Kas me tahame midagi öelda järgmise saate kohta peale selle, et palun saatke meile küsimusi rehabilitatsiooniteenuste kohta, selle kohta, kuidas seal olla on, kuidas sinna pöörduda, kuidas nendeks ette valmistuda, mida sealt oodata. Ükskõik millist saate ja teemadega seonduvate küsimuste kohta. Jaa, absoluutselt. Ootame küsimusi kõikidel uimaste poliitikat, uimasteid, nende ohutumat tarvitamist ja nii edasi puudutavatel küsimustel. Mõned teemad jäid meil täna läbi arutamata. Meile oli tulnud lugeja kiri, kusjuures teemal booty pumping ehk boofing, et kas MDMA tarvitamine siis päraku kaudselt lahusena on kuidagi ohtlik või ohutu võrreldes muude tarvitamisviisidega. Lubame, et võtame selle teema luubi alla edasistes saadetes. Laias laastus võib öelda, et on, kui seda õigesti teha, siis ta on pigem ohutu. Lisame lingi ühele ingliskeelsele materjalile saate kirjeldusse, aga põhjalikumalt käsitleme seda teemat kunagi hiljem, võib-olla mitte järgmises, võib-olla ülejärgmises saates. Tänan kuulamast! Ja, tänud kaassaatjatele ja tänud kuulajatele. Jääme nooreks, Eesti vabaks. Paks vubiskum. Narkolegaalseks.